Allar Reinhold Veelmaa oli lookoolis matemaatikaõpetaja, aga tema netiloengud on populaarsed üle Eesti. Ta on olnud õpetajate eeskõneleja ning kohalik poliitik, lausa vallavolikogu aseesimees. Oli, sest eelmisel nädalal tuli välja varjupool. Ta võeti vahi alla ning vallandati koolist. Meile saabus vihje selle kohta, seda kontrolliti ja sealt siis selgus juba, et meil tuleb menetlus alustada ja sealt siis järgnesid edasised sündmused. Prokuratuur ei ole avalikustanud ning teadjatel palutakse mitte avalikustada, mida ta alaealisele neiule kirjutas ja milliseid tegevusi tahtis kokku leppida, kuid vallandamine koolist oli kohene ning mehelt võeti esialgu kuuks ajaks vabadus. Prokuratuuri hinnangul ja kohtu nõustumisel oli juhtunu niivõrd tõsine, et on alust mees kinni pidada, seda enam, et valitses selge oht, et mees jätkab vabaduses olles oma väga kahtlasi jutte. Kuivõrd oli oht ja oli näha, et ta jätkab oma tegevust, siis mindi taotlusega kohtusse ja kohus andis meile loa. Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatus kogunes täna erakorralisele istungile. See info, mis meieni on jõudnud, on äärmiselt tõsine. Me ei saa siin jääda kuidagi ükskõikselt kõrvaltvaatajaks ja otsus on see, et arvata meie liikmeskonnast välja. Selline asi tuli kõigile šokina, aga need asjaolud, mis on ka avalikkusel teada, on ka suhteliselt selged. Selliseid tegusid kindlasti heaks kiita ei saa, sellel on 0 tolerants meil ka erakonnas ja mina koos erakonna esimehega tegin ettepaneku Allar Veelmaa erakonna ridadest välja arvata. Kandideerima jääb mees edasi, kuigi sotsiaaldemokraadid eemaldasid oma kodulehelt ning need plakatid on filmitud plakatite mahavõtjatega võidu, sest sotsiaaldemokraatide kontoris kinnitati, et plakatite mahavõtmisega tegeletakse. Väidetavalt läbi tema läheduste, mina temaga ei ole kontakteerunud, on ta soovinud ise, et teda ei oleks reklaamides. Seda, mis puudutab kandideerimisseaduse järgi, keegi teda sealt kandidaatide nimekirjast maha võtta ei saa, isegi tema ise mitte. Kahjuks ei ole võimalik tal kandideerimist peatada, et see aeg on juba läbi saanud, kus ta saaks seda teha. Kui keegi näeb midagi sellist ebasobivat käitumist seksuaalse alatooniga näiteks, siis teada anda politseile, teada anda näiteks veebikonstaablile või ka lasteabiinfole. Ja täpselt samamoodi noored ise, kui nad tunnevad, et nende suhtes on ebakohaselt käitutud, siis teada anda meile, et me saaksime siis vihjet kontrollida.